Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Mulle nii meeldib, et see saigi meie ametlikuks introks. On ju, see on nagu mingi uudistankru intro, vaata, aga see on lahe. Ja kõigest sellest. Oh yeah. Aga hei Natu, kuidas sinu nädal läinud on ja mis meil plaanis on? Minu nädal läks väga-väga hästi. Ma pean ütlema, et ma väga ei mäleta seda, kui ma hakkan nüüd tagasi mõtlema, seepärast, et meil oli nii tore nädalavahetus perega, et ma olen kuidagi nii sellel lainel olnud praegu, et töönädal vist oli hea. No, hea nädal oli, ma eeldan. Ja nädalavahetus oli nagu väga äge, me saime perega käia väljas ja igast ägedaid asju koos teha nagu. Ja aiast nokitseda natukene, aiatöid teha. Lõpuks tuli suvi Eestisse, päike oli ju, päikese paiste. Me saime täiega mingi päiksekäes õues olla. Me olime terve päev õues, nagu Elli oli lihtsalt särgi ja lühkaritega mingi fännas, nagu pani ringe ja nõudis õue kogu aeg. Nii äge nagu vaadata, et tema on ka siuke õueloom meil. Et siis ma käisin loomaaias Selliga, Selli lahe. Seda ma mäletan küll nädalast. See oli ka vahva ja kõik kastlased magasid. Aga ikkagi oli tore. Kuidas sinu nädal läks? Jaa, väga tore oli nautida seda ühte suvepäeva ja tead teiega hästi. Me käisime vahepeal reisil Itaalias, väga mõnus oli. Siis tulime tagasi, jäime uuesti korra haigeks. Aga pole hullu. Ikka on tore. Aga tänane osa on meil teemal milleks mitte sina. Et tihti peale, kui kuidagi Jumal kutsub meid midagi tegema, kutsub meid mingisse missiooni, siis nii tihti nagu tekib see tunne, et Jumal, kas sa saatsid valele aadressile selle info praegu? et see on vist nagu vale uks, kuhu sa koputasid, et see on täitsa vale inimene. Mul ei ole neid oskusi, mul ei ole neid ande, ma ei suuda, ma ei jaksa, mul ei ole aega selle jaoks või nagu, et Jumal, see on täiesti vale inimene, appikene, miks ometi mina? Ja seda tekib kuidagi nii palju. ja siis ma mõtlesingi, et oleks äge rääkida täna sellel teemal, et aga milleks mitte sina? Et kui Jumal tuleb, kõnetab ja Jumal tuleb, kutsub meid mingile missioonile, siis see on nii vähe on sõltuv meist ja kõik on sõltuv Jumalast. Ja meie ülesanne on lihtsalt jah sellele öelda ja kaasa minna. No just täpselt. Aga selle jah ütlemisega ongi see, et see on nagu... Me peame õppima seda jahi nii mitmekülgselt, ma arvaks kuidagi, seepärast, et vahel on ka see, et naljaks, et sa arvad, et sa oled oma elus näiteks kõik ära andnud Jumalale ja jah öelnud ja siis tulevad mingid uued asjad, uued olukorrad ja siis sa pead õppima seda uuesti tegema, uuesti jah ütlema ka, et see on tegelikult siuke väga pikk ja nagu kohati isegi elukeste protsess on, kui me nagu seda õpime. Ülihea näide näiteks on see, kui me saame lapsevanemateks, et ülilihtne oli ju nagu varem jutlustada, et ja lihtsalt õnnista, palveta oma laste eest ja usalda nad Jumala kätte. Nüüd, kui mul on nagu abitu 2-aastane ja siis ma olen mingi lihtsalt usaldada Jumala kätte. See on nagu väga raske asi, mida teha vahepeal, sest et sa nagu mõtled, et appi, tema on mingi hetk selles suures laias maailmas ja ta peab hakkama saama, on ju. Ja nagu see mõte on juba siuke, et sa oled nagu mingi et see, aga siis sa peadki õppima Jumalat usaldama nendes asjades, on ju. Ja sa pead õppima nagu ka lapsevanemana usaldama Jumalat, eks ole. Aga neid siukseid dimensioone elus tuleb kogu juurde, neid värve tuleb kogu juurde. Aga see mõte tegelikult lõpuks tuleb selles, et me rajame ikkagi Jumalaga usaldussuhet, mitte kontrollisuhet, on ju. Ja see on elu üks suurimaid sügavamaid mõtteid. Ongi täpselt see, et me nendes kõikides erinevates valdkondades seda usaldussuhet rajaksimegi. Ja mul on väga tihti tunne, et see esimene otsus Jumalaga tuleb selliselt, see tuleb väga tihti niimoodi, et meil on enamasti meil on mingi kokkupuude Jumalaga, mis on hästi siuke emotsionaalne. Ja võib-olla mõnikord me arvame ekslikult, et siis pärast seda kõik ülejäänud need siuksed kogemused ja kontrolli allutamise kohad peavad ka olema sellised emotsionaalsed, tugevad, spirituaalsed, aga need ei pruugi üldse nii meeldivad olla kui juures. Ja see on ka asi, mida me peame nagu endale teadvustama, et mida küpsemaks me kristlastena saame ja mida vanemaks me saame ka, seda rohkem me peame aru saama, mida Jumal meilt ootab, ilma et ta tuleks kogu aeg meile ette ütlema, mida ta meilt ootab. Ja seda me näeme piiblist ka, et see, kuidas näiteks ta, kas või Jeesus suhtub
uutesse kristlastesse, kes temast veel ei ole kuulnud, esimest korda teda näevad või kuulevad temast versus kirjatundjad, kes peaksid olema ju eksperdid sellel alal, millest tema kõneleb. See vahe on tegelikult hästi-hästi suur. Ja jumalaga nagu, ta opereerib meiga samamoodi, on ju. Et kui sa oled nagu mingi 10 korda selle eksami juba ära teinud ja siis 11. korral jumal peab ikka tulema sulle ette ütlema, on ju. Usu mind, ta lõpuks tuleb, ta on õnneks armuline ja hea ja ta tunneb meie südant ka. Aga ikkagi see mõte on lihtsalt see, et me peaksime ka ise vaikselt kasvama selle keskel, et õppima ja küpsema jumalas. Mul vahel tunne, et kristlastena me kipume jääma sellisele tasemele, et me ei taha küpseda nendes asjades. Me tahame alati seda kogemuslikku asja taga otsida ja me ei taha nagu alati mõelda, et jumal, ma tahaks nagu, ma teen ise ka, proovin ise nagu silutuda jumala poole mingite oma otsuste ja tegevustega. Aga tegelikult me peaksime minu arust niipidi ka käituma ja tegema, et samamoodi, et jumal, ma tahan õppida usaldada näiteks sind, et õpeta mind, aita mind siin, aga ma teen selle otsuse ise, või mina tahan ise sinu poole pöörduda. See on jumalal hästi meelepärane, sest et see on ju ka usaldussuhe ja see on ka suhe jumalaga, eks ole. Et täpselt nagu meil on abielu näiteks, et me ka ju teeme otsuseid iga päev üksteise suunas, me peaksime ka otsuseid tegema niimoodi jumala suunas. Ma arvan, et see on asi, mida üks küpse ja hea kristlane peaks õppima tegema oma elus. Väga nõus, väga nõus. Jaa, väga head mõtted. Ma läheski siit kohalt edasi just siukse 4 punktiga, mida me selles osas ette võtaksime, et vastata sellele küsimusele, et miks mina, et milleks mitte sina, tähendab. ja ma tooks esimeseks välja, et leia oma vunk jumalas. Kui lahe. ja see on nagu, et leia see oma nagu tee ja leia see oma ka teenimistee ja oma siuke olemisviis jumalas, et kuidas sina ja jumal olete. Ja sest, et kui me teenime, siis sa ei pea muutuma kellekski, kelles sa ei ole loodud. Et nii tihti nagu võib olla see arvamus, et okei, kui jumal muudab mind siukseks ja siukseks ja siukseks, kui ma saan nüüd valmis kristlaseks, kui ma saan selliseks, siis ma saan hakata tegema teenimistööd, siis ma saan hakata täitma seda visiooni, mis jumal on mulle andnud või tegema seda või toda. Ja ma arvasin näiteks ka podcastiga alustades, ma ausalt arvasin, et jumal muudab mind selliseks, et ma muutun hästi karismaatiliseks, hästi julgeks igas ruumis, hästi säravaks igas ruumis, hästi ekstravertseks. ja olen nagu hästi lihtsasti nagu räägin inimestega ja kuidagi. Ja ma avastasin, et ma olen ikka introvertne. ma olen ikka pigem, ma ei tea, tagasihoidlikum kuskil avalikes keskkondades. Mul ei ole enam hirmu, mul ei ole enam sellist sotsiaalset ärevust. Ma tunnen, et see nagu kate on ära võetud mu pealt, et ma nagu kuidagi, et see hirmu kate või siukene kartuse kate on ära võetud mu pealt, aga see ei tähenda, et ma oleks nüüd hoopis nagu täiesti seesmiselt absoluutselt keegi teine kui see, kelleks jumal mind tegelikult loonud on. Et jah, sa nagu kasvad jumalas, kui sa käid temaga, siis jumal lihvib su mingeid osasid, sa oled nagu lihvimata teemant minemas pressi alla ja sind lihvitakse, sind pressitakse ja sa muudud selliseks kauniks jumala teemantiks. Aga selles protsessis see ei tähenda nüüd, et nüüd sa muutud täiesti teiseks inimeseks. Sa muutud rohkem Jeesuse sarnasemaks, seda küll. Aga Jumal tahab sind kasutada nii, nagu ta sind loonud on. Sa ei pea olema see valmis produkt selleks, et hakata teenima teda. Sa pead olema valmis ütlema talle jah ja minema kaasa. Ja oleks ma ainult teadnud nooremana, et ma ei pea ootama, et millal ma ometi saan superjulgeks või olen supersuhtleja, et siis ma saan alles hakata teenima. Ma oleks nagu nii palju aastaid oma elus säästu, ma oleks nii palju vigu jätnud tegemata, nii palju selliseid ja nii palju nagu ma oleks, ma arvan, palju kiiremini tulnud oma kestast välja, sest et ega julgus ei tule ju niimoodi, et sa lihtsalt istud ja järsku tuleb paps julgus peale. Julgus tuleb tihti tehes. Ega missioon või elu mõte sulle ka ei kuku sülle. See tuleb tehes. See tuleb see, kui sa lähed seda avastama. Julgus tuleb ka, kui sa lähed seda avastama ja sa kasvad jumalas ja
ja sotsiaalsus tuleb läbi avastuse ja see, et sa paned ennast natuke ebamugavamatesse olukordadesse ja sa kasvad läbi nende. Täpselt. Ja ma arvan, et vahepeal nagu me jääme nii sellesse kinni, et ma pean saama selleks ja ma pean saama selliseks ja selleks ja ma hakkan siis pihta, kui ma lõpuks olen selline, aga sa juba oled keegi. Sa juba oled piisav, sa juba oled keegi. Sa juba oled Jumala oma. Sa juba oled Jeesuse jünger. Ja jah, võib-olla sa ei ole nii jutukas ja karismaatiline nagu Naatan siin, aga sa juba oled keegi ja Jumal teab, mis annid ta sulle andis, teab, mis karakteri omadused ta sulle andis ja teab, mis inimeste juurde sind ta on paigutanud ja kuidas see nagu sinu missioon selles avaldub, kui sa ainult sellega kaasa lähed. Et sa oled juba keegi. Ja. Täiega nõus ja need on nii head mõtted tegelikult ja ma tundsin ära, mul tuli kohe meelde, kas sa tahad ühte väga piinlikku lugu kuulda või? No, ikka alati. Kui tore. Siis kui ma alustasin ka natukene oma teenimistöödega ja me tegime kunagi Tamara Tammeganuga raadiosaateid ja siis me olime just alustanud temaga ja siis me ta õpetas ja mentordas ju väga palju ja juhtis, et tänu sellele me saame ka, ma oskan täna siin olla jutlustada paremini, palju rohkem, et tänu temale, aga mul oli mingi faas, kus ma õppisin alles seda kõike, ma olin hästi uus nendes asjades, aga ma hakkasin vaikselt mingit enesekindlust tegema ja mul oli mingi faas, kus ma kuulasin hästi palju Allan Krolli. Nii et siis, kui ma kuulan mingit vana salvestust või pereraadios kuskilt tuleb, siis ma kuulen, kuidas mu enda hääletoon ja kõnemaneer on natukene rohkem nagu Allan. Ma proovin olla nagu Allan, kui ma räägin. See on nagu peaaegu, et nagu proovid matkida, vaata. Ja siis ma nagu hoian ise nagu peast kinni mõtlen, et ei, seda on nagu valus kuulata endal. Aga mis siis? Mul oli mingi inspiratsiooni moment, ma õppisin sellest palju tagasi endal, keegi teine sellest ilmselt aru ei saa, mina saan sellest aru ja ainult minul on nagu valus kuulata. aga see on normaalne ja vaata niimoodi see tegelikult kasvadki ja nendest asjadest tegelikult rääkida on ka jube normaalne, sellepärast et ma arvan, kõik teeme mingid sükseid kohti ka, eks ole. Aga mulle nii meeldis, kus sa tegelikult tõid välja selle ka, see sõna vunk, see nagu eeldab endas sükest, kuidas ma ütlen, natuke rohkem krutskit kui lihtsalt nagu, vaata kui me ütleme, et leia oma olemisviis Jumalast, siis me tihti mõtleme, et noh, vaata, kas sa põlvitad vasakule või paremale, aga kindlasti põlvita ja kindlasti pea nagu alla. Et noh, see nagu natuke vahetavahel jätab sellise mulje, et kõik, et elu ongi süke nagu hästi selline, kindlasti kastis ja Jumalaga koos ja kõik nii. Aga tegelikult elu on nagu, see on täiega seiklus. Ja minule sõna vunk meenutab, see on nagu tants, noh. Sellel on nagu korralik vunk ja elul on ka tants. Ja nüüd ongi küsimus, et milline tants on sinu elu koos Jumalaga? Kas see on vals, kas see käib räpp-muusika saatel, kas sa kuulad rocki, kas sa kuulad mingit pop-muusikat või no, mis sul taustal käib tegelikult? On ja see on, jah, Itaalia ei külge, vaata. Aga et milline muusika sul tegelikult taustal käib? See on nagu, ja kui sa vaatad seda asja nagu nii pidi, see on minu arust meeletult positiivne, sest elu on tohutult äge asi. Elu on nii äge võimalus ja kogemus koos Jumalaga näha ja ma olen kuidagi eriti viimased paar aastat hakanud õppima ja proovinud hakata õppima, vaatama elu ka negatiivseid pooli kui positiivset võimalust kogeda midagi. Et üks hetk, kui elu läbi saab, siis ma vaatan Jeesusele otsa ja ütlen, aitäh sulle selle kõige eest. Peab õppima olema tänulik, sest need asjad vormivad meid ja juhivad meid. Ja kui sa annad Jumalale selle võimaluse, selle hoiakuga koos, et Jumal, see on hullult lahe seiklus, me vaatame, mis läheb. See seiklus tuleb ülivinge. Koos selle ägeda tiksu ja tantsuga. Nii et kinnitab. Ja tead, ma tahaks siia teisena välja tuua selle osa teenimistöösse ja et jah, teenimistöö osas, et üks hetk nagu meil peab see nagu klõks ära käima, et sa ei saa välja teenida Jumala armastust ja sa ei saa välja teenida oma päästet. Et me vahepeal võime nii kinni jääda mingitesse nagu teenimisasjadesse ja me tahame nagu rohkem Jumalale silma paista. Ma ei tea, kas sul on olnud sellist, seda, et nagu nüüd, kui ma rohkem palvetan või nüüd, kui ma ekstra ülistades nagu
ekstra emotsionaalselt ülistan, on ju, või kuidagi, et jumal, sinu pärast ma loen 3 peatükki piiblit, mitte 1 peatükk, on ju, et see nagu, et see nagu kuidagi tahad jumala armastust välja teenida või tahad ta nagu tähelepanu välja teenida, et nüüd, kui ma teen nii palju, no nüüd ma saan su ligi olla, on ju, nüüd ma saan ju sinu lähedal olla, on ju jumal, aga me juba oleme tema ligi olles, me juba oleme tema lähedal ja kui see nagu klõks ära käib, siis võib tulla selline rahu su peale tegelikkuses, et sa nagu ei hakka üle mõtlema seda, et aga milleks mina? Et miks mina, jumal, on ju, vaid sa oled nagu mingi, jaa, see tundub keeruline, ma ei tea, miks sa, jumal, mind valisid, aga aitäh, teeme ära. Ma näen seda suuremat pilti siin taga. Ja üks hästi äge lugu on Martin Lutheriga. Martin Luther peaaegu suri ära ühes tormis ja lõi hästi palju äikest ja oli torm ja ta pidi minema õigusteadust õppima ja ta ütles Jumalale, et Jumal, et kui ma ellu jään, et siis ma lähen mungaks ära ja ta jäi ellu ja ta läkski mungaks ära ja ta otsustas, et tema on kõige parem munk, kes olla saab, et kui on üks inimene siin maavuna peal, kes teenib välja pääste, siis see on tema. Ja ta paastus kõige rohkem, ta peksis ennast või piitsutas ennast, ta luges piiblit kõige rohkem, ta palvetas kõige rohkem, ta käis pihtimustel kõige rohkem, kuniks lõpuks talle öeldi, et aitab, sa rohkem ei saa tulla siia. Ja talle öeldi, et tõeline meeleparandus ei ole see, kui palju sa midagi teed, et see on südame hoiaku muutumine. Ja ta ikka üritas edasi ja siis lõpuks tal käis see klõks ära, et vahet pole, mis ta teeb ja kui palju ta teeb, ta ei teeni mitte kunagi välja päästet, et pääste on meile kingitud, see on armu läbi meile kingitud ja kui sa selle vastu võtad, siis sa saad selle. Ja see oli midagi nii hämmastavat ja see oli midagi, mis nagu pööras tal kogu siukse tema sisemaailma ja kusumaailma ümber ja selline rahu tuleb peale, kui sul käib see moment ära. Kui sul käib see plõks ära, siis ka teenimistöös sa ei mõtle sellele enam, et kas ma ikka elan seda piisavalt vaimuliku inimese standardit, et kas ma äkki failin Jumala ees, kui ma ei tee neid ja neid asju. Ja kui sul käib see klõks ära, sul tuleb ka rahu sisse. No nagu jüngritest me nägime seda, mitte nagu täpselt sama paralleeli muidugi, aga et üks hetk sul käib see klõks ära, et sa muutud nagu Peetrusest Johanneseks. Et kui Peetrus oli, et ja Jumal, ma nii armastan sind, arvasin, et ma tõestan, kui väga ma armastan sind. Kuniks sa oled Johannes, kes on nagu, jaa, ma tean. Jumal armastab mind. ja sa nagu näed seda, on ju, et tema oli see, keda Jumal armastas. Just. Ja see nagu muudab sinu kuidagi hoiakut ja mõtteviisi ja nagu teenimisviisi. See on väga transformatiivne tegelikult. Ja apostlite pealt minu arust kõige parem ongi näha seda nagu enne Jeesuse ristilöömist ja pärast Jeesuse ülestõusmist, et see on nagu öö ja päev, mis kuidas ühtepidi nagu nad nagu rabelevad, et aru saada ja teistpidi nad nagu elavad selles hingamises. Ja see on naljakas. Ja seal vahepeal juhtus midagi, aga nemad ju ei teinud midagi. See ei olnud ju see ei olnud nagu mingid, nad jõudsid veel 7 kristlasteni oma rabelemistega ja siis Jumal ütles, nüüd te saate selle võidmise. Nagu ei, et seal oli Jeesus ütles oma armu järgi. Ma loen 2. Timoteuse 1. peatükki, salmist 6-9, seepärast, et see kõik, mis just ütlesid, minu arust piibel peegeldab täpselt seda nii kenasti, täpselt siin koha peal. Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte peale panemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat ega mind tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast. Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Amen. Ja minu arust võtta siin Paulus nii kenasti tegelikult rõhutab seda, et panen need annid asjad praegu täiesti selles mõttes kõrvale. Meid on kutsutud ja päästetud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse, Jumala kavatsuse ja armu järgi. Ja see on minu arust nii kenasti nagu rõhutatud,
et sind on päästetud ja sulle on esitatud kutse käia püha elu viisi pidi. Käia selles teenimises, käia selles Jumalaga koos olemises, on ju. Ja see on see, mis tegelikult see kutse on täpselt see kutse sinna transformatsiooni, milles need apostlid käisid. See on täpselt see, et sa astud sellesse totaalsesse Jumala olemisse, kuhu me tegelikult kõik proovime nagu ühtepidi teistpidi nagu sisse saada. Aga see on selline koht, kus sa ei saa ebaautentselt sisse astuda. See Jumalaga käimine ei ole, see on nagu see nii-öelda see, kus me proovime ise välja teenida mingisugust soosingut või armu. See võib olla nii suur blokker selleks, et sa rapsid vasakul, rapsid paremal, Jeesus istub rahulikult keskel, ütleb, et lihtsalt tule siia. On ju? Ma olen ise ka, ma olen nii palju teinud seda, et okei, Jumal, kui ma nüüd teen seda hästi, siis kui mina teen hästi vaimulikku tööd, siis sina õnnista kõike muud minu elu. Tüüpiline asi, Ma olen mingi hetk ma avasin, ma mõtlen niipidi. Vaikimisi, võib-olla endale isegi ei tunnista, aga mingi hetk ma avasin selle mõttemustri, mõtlesin, et ei, ma tean väga hästi, et see nüüd küll ei ole tõsi. Ja sest et Jumal tahab sind täielikult. Ta tahab sind nagu kogu sind, mitte nagu, ja ta ei taha su tegusid, ta tahab täielikult sind, et sind täita, et sinu teod hakkaksid väljendama seda, millega tema sind ise täitis. Aga see käib niipidi. Nii et tegelikult meie püüdlus ei peaks olema tegude poole, või alistumise poole. Ja see on hämmastav. Ja see on hämmastav, seepärast, et me vaatame mööda sellest, me ei taha, modernne kristlus ka, nii palju seda nagu ka progressiivset kristlust ja kõike sellist asja, me unustame selle alistumise aspekti nagu kuidagi ära, me ei taha mõelda sellele peale väga, see ei ole mugav teema, millest rääkida. Mina alistan iseennast Jumalale. Ei ole kerge asi, mida mõelda, aga see on tõsi. Ja see punkt hakkab alistumisest ikkagi. Ja. Täiesti nõus. On siuksed mõtted? Väga head mõtted. Kas sul oli veel mõtteid selle punkti all? Ei. Okei. Siis ma tahaksin kolmandaks minna edasi siukse teema juurde nagu hirm. Arguse vaimu ei ole meile Jumal andnud, just lugesime. Just. Täpselt. Oma sõnas just Jumal ütles. Mida sõna ütleb? Mida ütleb sõna? Nüüd me saame nii teha. Hirm asja tegemise ees, et kui Jumal näitab sulle mingit visiooni või kutsub sind midagi tegema, siis ausalt öeldes, ma ei tea, kuidas sinul on, aga minul on väga harva olnud see, et jaa, absoluutselt ma oskan kõike teha, ma tulen hullult hea meelega kaasa kõigega. Vaid, et kui nagu midagi tuleb, siis ma mõtlen küll, et see on Jumalast, see on mega hea asi. Davai, teeme selle ära. Appikene Jumal, miks mina, issur, see on nii hirmus. See on natuke hirmus. Et see on nagu ma ei tea, ma toon näiteks konkreetsema näitega, kui ma võin. Kui sa lubad mul rääkida. Hea küll. Ja räägi muidugi. Ma räägiks näiteks konkreetsema näite sellest, et hetkel on, Jumal andis mulle aasta tagasi visiooni vabahu Jumala teenistuste kohta. Ma arvan, see on okei, kui ma räägin sellest täpsemalt, on ju. Ja mingi aasta tagasi ma nägin, et Eesti kristlased ja kogudused tulevad tänavatele ja parkidesse panevad lavad ja telgid püsti ja hakkavad nagu hästi lihtsalt kuulutama Jumala sõna, evangeeliumit, tunnistusi jagama, ülistust tegema, palvetama, piiblit lugema ja nagu kristlased lähevad rahva sekka ja rahvas nagu koguneb nende paikade ümber ja inimesi saab päästetud. Ja ta näitas seda visiooni, et see nagu terve Eestimaa peal. Ja siis ma jagasin seda vist äkki mingi pool aastat tagasi podcastis ka ja siis juba paar inimest võtsid minuga ühendust, et neil on olnud ka sarnane visioon, on ju. Ja siis vaikselt oleme kokku saanud ja nüüd on mul vaikselt terve tiim on nagu kokku tulnud sellest, on ju. Ja hetkel on mitu asukohta niimoodi, mõtlesime, et kuule see suvi alustakski niimoodi Tallinnas ja Harjumaal ja paneks asja käima ja teeski vabahu Jumala teenistusi. Ja nüüd ja esialgu ongi plaanis juuni-juuli teha siis ja see on mega äge, aga ma ütlen ausalt, kui hirmus oli alguses, kui nagu mul siiamaani vahepeal süda puperdab, kui ma pean kellegile helistama, kellegagi rääkima, aga ma tean, et sellel alustusmomendil nagu
ma olin selle ees, et okei, mul on nii hirmus, see on nii hirmus, Jumal, ma ei tea, kuidas see asi ära teha, ma ei tea, mida teha. Et ma tean, Jumal, et sa oled minuga, aga no ikka on hirmus. Aga ma teadsin, et kui ma ei tee, kui ma ei alistu Jumalale, kui ma ei lähe sellega, siis ma ei ela mitte ainult selle hirmuga edasi, et kuule, ma peaks sükest asja nagu alustama, vaid siis mul on ka kahetsus, et ma mitte kunagi ei teinud seda. Just. Ja ma arvan, see on isegi veel hullem, et sa elad selle kahetsusega, et sul oli see aeg, sul oli see võimalus, sul oli see visioon antud Jumalalt, aga sa ei läinud sellega. Just. Ja ma mõtlesin, et okei, ma ei taha selle kahetsustundega elada. Ma pigem lähen ja teen. Ma tean, et Jumal katab selle kõik ja nii palju ägedaid inimesi on liitunud sellega ja tulevad kaasa sellega, see on nii äge lihtsalt ja ma tõesti palvetan ja te võite ka palvetada, et inimesed tuleks usule selle kaudu ja et Jumal kõnetaks inimesi läbi selle ja et Just. et õiged inimesed tuleksid sinu kohale. Täpselt, sest et see on nii oluline alguspunkt nii paljudel asjadel ja Jumal on nii ilmselgelt kaasas siin ja need inimesed täpselt samamoodi tegelikult. Aga see hirm võib olla meile nagu totaalne blokker küll aga samal ajal on nagu see, et kui Jumala kutse, ma ei tea, minu jaoks oli ka, kui Jumal esimest korda ütles mulle, mis tema nagu ilmutas mulle natuke milline mu kutse on. Ma pole nagu vist oma elus mitte kunagi nagu, ma olen alati üsna ambitsioonikas inimene. Ja mulle meeldib see iseenda puhul ka. Aga see oli küll, ma ütlesin, mu esimene reaktsioon oli, ma ei saa hakkama. Ei, see tundub lihtsalt nagu wow, ma nagu tundsin päris hirmu enda sees. Ütlesin, et aga ma olin, ja see, et sa tunned hirmu muide, ei tähenda seda, et sa ei kvalifitseeru. See, et sa koged hirmu, see on nüüd see koht, ma arvan, et ja sina tegelikult täpselt samamoodi ilmselt ütlesid Jumalale mingi hetk väga selgesti, et Jumal, see on hirmus, aga ma teen ära. Ma tulen kaasa, kui sina oled selle sees. Ja ma arvan, et see on see õige reaktsioon, ongi see, et see hirmu keskel täpselt seda ütledki, et Jumal, okei, see on hirmus, ma ei tea, kuidas, aga ma tulen sellega kaasa, kui sina oled selle sees ja sina oled selle taga. Et mul on sind vaja selle juures ja selle keskel, eks ole. See on see nagu kõige, sest ütleme, et ja tegelikult see on niikuinii juba loogiline osa sellest, sest kus iganes, see on ju sinu kutsumine, mille on Jumal esitanud, nii et ta ongi seal. See ongi nagu tema kutse. Aga see lihtsalt vahetevahel võib olla nii nagu meeli ülendav. Aga samas selle tulemus on see, et sa kasvad meeletult, sa arened, sa muutud teistsuguseks inimeseks, mitte sellepärast, et sa ise sunnib või keegi sunniks sind, vaid sellepärast, et sa ise näed seda, et see asi paneb mind kasvama selles või teises suunas. Ja ma arenen ja ma saan Jumalaga lähedasemaks. Ja ma jälle õpin seda eluseiklust natukene teise varjundi või värvi alt, eks ole. Ja tants muudab rütmi natuke. Ja see on äge. Hirm, mulle väga meeldib see lause, see on väga klišee, aga see on väga hea lause. Siuke filmi ja raamatuseeria on olemas nagu Dune. Ja seal on siuke põhimoto on, et fear is the mind killer. Hirm on mõistuse tapja. Ja see on täitsa asjalik mõte tegelikult, et see võib olla nii halvav, et see võtab su mõtlemise, su loogika, su edasised plaanid, see nagu paneb sulle kuidagi, see võib nii stoppi sind panna. Aga hirmu vastand on just nimelt tegelikult tegutsemine. Et sa pead hakkama tööle. Ja see võtab hirmu ära. Ja. Sest et tõeline julgus ei ole ju tegelikult hirmu puudumine, vaid see on see, et sa teed seda hoolimata oma hirmust. Just. Ja kui sa teed seda piisavalt palju kordi, siis järsku sa vaatad tagasi ja mõtled, see hirm jäi nagu selle 5 künka taha sinna poole, Just, täpselt. Et sa ületad need asjad. Täpselt. Mattuse 14.28 kuni 31 ütleb meile väga-väga tuttava loo. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles tule ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppumu hakates. Issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja see on näljaks, seda saab tõlgendada tegelikult väga nagu mitmed pidi, siit saab igast paralleele värki ka teha. Aga see on näljakas selle pidi, et vaata, et Jeesus tegelikult esitas Peetrusele kutsu, et tule. Ja Peetrus hakkas astuma. Ja tõenäoliselt hakkas uppuma seal kohal, kus ta hakkas seisma jääma. Aga kui ta oleks edasi kõndinud
ma arvan, et seda hirmu poleks nagu, seda uppumist poleks niimoodi olnud, on ju. Ja seda kahtlust tegelikult selle juures ka mitte. Aga see on see, kus ta nii-öelda lasi selle hirmu sisse, on ju. Aga see on huvitav, sellepärast, et Jumal esitab meile ka kutse, ütleb, et hakka usus kõndima. Ja me peame ütlema talle, et okei, ja siis hakkamagi usus kõndima. Ja see tähendab tihti päris praktilisi samme, mida me peamegi päriselt tegema. Peamegi helistama, peamegi võtma ühendust, peamegi plaane tegema, peamegi mida iganes tegema selle jaoks. Ja see on nagu väga reaalne, et meie elu peab hakkama väljendama seda kutset, mille Jumal on esitanud. Ja see mõnikord, selle nii-öelda manifesteerumine, selle kutse manifesteerumine ühtepidi on hirmus, see mõte on meile hirmus, aga kui me seda tegema hakkame, siis mingi hetk me vaatame tagasi, mõtleme, et oota, aga ma teengi neid asju, mis Jumal mulle nagu mind kutsus. Ja sa järsku paned tähele, et appikene, ma vist käingi päriselt ka Jumalaga. Ja siis sulle nagu saab šokiks see kuidagi, et vau, Jumal esitaski mulle kutse ja ma päriselt elangi seda nüüd välja. Ja see on ülilahe. Ja see on ülilahe. Nii et ma julgustan, kui sa koged seda kutset, siis hakka astuma ja mine selle järgi. Hakka neid päris praktilisi samme tegema. Ja kui sa täna veel ei tea seda kutset, küsi, uuri, palu Jumalalt. Ta annab sulle, ta esitab sulle. Täpselt, ma olen sellega nii nõus, et ära mõtle ennast hulluks. Ja kui sa avastad, et sa oled liiga palju mõelnud, et kui, asjade üle mõtlemine on selles mõttes hea asi, on ju, et sa mõtled läbi enne, kui sa teed midagi, aga kui sa avastad, et sa nagu ainult mõtled ja sa ei ole mitte midagi teinud, siis see ei ole väga efektiivne. Sest et sõitvat autot on palju lihtsam juhtida kui mitte töötavat autot isegi. Et selles mõttes, et vahepeal see nagu ülemõtlemine võib sind nii palju takistada. Et vahepeal on nagu parem asi ära teha, kui teha seda perfektselt. Just. Et vahepeal nagu see paneb palju paremini selle palli liikuma. Ja siis tehes õpid ja Jumal on see, kes nagu paneb selle lõppvormi külge, et sina ei ole see, kes seda teenistust niimoodi perfektseks lakub, vaid et Jumal on see, kes muudab selle selliseks, et nüüd plahvatuslikult inimesed tulevad siin päästele või siis kas või siit 1 ja 2 inimest tulevad ja kuulavad seda, seeme saab istutatud, on ju, et tema on see, kes kasutab seda, kui sa lihtsalt ütled jah ja hakkad tegema. 100%, ma just tahtsin täpselt sama nagu mõtet, see on nii hea mõte, et see, me tihtipeale mõtleme nii enda vormistusega või me võime nagu nii hulluks mõelda enda nende vormistustest asjadest ja siis tegelikult see võidmine ja vägi tuleb sõnadele taha Jumala poolt, on ju. Ja mulle kogu aeg meeles, ma olen vist ühe korra varem rääkinud ka seda, kuidas kunagi Andrea Matetski rääkis, kuidas ta Ukrainas või Valgevenes vabastusteenistust läks tegema ja siis tal oli tõlk jutlustamise ajal. Aga siis see tõlk läks vist ära kuskile või ta palvetas vist teiste inimeste ees samal ajal ja siis tal olid inimesed, ta rääkinud vene keelt. Ja siis tal tulid inimesed sinna ette, et nagu saada vabaks, on ju. Ja siis ta teadis ainult ühte sõna, see oli vene keeles ja see oli svobod, mis tähendab vabadus. Ja siis ta lihtsalt pani inimestele käe peale, ütles svobod ja siis ta arvan, et nad kõik kuksid pikali ja tänasid Jumalat ja said vabaks ja nagu mingid kurjad vaimud läksid ära ja nagu tervenemisid. Aga ta ütles ka, et tal oli nagu mingi, nagu siin ei ole ilmselgelt vormistuses mitte midagi, nagu see ei saa enam halvemaks minna see vormistus, ja ometigi Jumal töötab, on ju. Ja minu arust, ja tegelikult see ongi see, et ja muide, siin on nüüd oluline, hästi oluline asi ka, kui sa hakkad seda, ja see on see, et kui sa paned selle rõhuga sellele, et sa otsid seda tegelikku Jumala sisu, mitte seda vormistust, siis kaovad ära su soovid nagu esineda inimestele, kelle jaoks on oluline vormistus. Ja sa hakkad päriselt sisukaid inimesi oma elus otsima ja tahtma ja suhtlema. Ja siis sa rajad sisukaid suhteid ja siis sa, nagu sest, et sa ajad nagu päris asju taga. Ja siis sa avastad, kui mõttetud need mitte päris asjad on. Et see on nagu siuke äge kõrvalnähtus tegelikult selle juures ka. Et kui sa tunned, et sinu elus on natukene sisu tühja asju, siis nende sisukate asjadega täitmine ja tegelemine nagu kõrvalnähtusena eemaldab kõik selle sisu tühja. Jah, täpselt, jah. Ja tead, ma tooks 4. teemaks välja sellise asja, et lähtu piiblist. Et kui palju on olnud seda, et kuidagi
teenimistöös nagu ka toitumisega, on ju, et ma ei tea, sulle meeldib süüa kala, aga me ei saa ainult kalast toituda. Just. Meil on vaja ka muud liha, meil on vaja ka mingit kartulit ja juurvilju, puuvilju ja nii edasi. Et oleks siuke täisväärtuslik toitumine. Ja ma vahepeal nagu mõtlen ka näiteks enda usuelule, kui ma mõtlen ennast, kui ma olin näiteks teismeline ja ma teenisin noortetöös ja ülistuses kaasa ja kui palju ma nagu ajasin ennast nii hulluks vaimulikkusega, kui palju ma ajasin ennast hulluks sellega, et saada nagu Jumala juhtimist oma emotsioonidest või tunnetustest, et Jumal nagu kõneleb läbi nende, muidugi küll, aga et see nagu, ma nagu nii pimesi läksin nagu ainult seda rada pidi, et selle asemel, et lihtsalt võtta piibel lahti ja lugeda, et mis on Jumala missioon või kutsumine meie elu jaoks on ju, et ja mis on see, mis ta tahab, et me teeksime, armastaksime teda, armastaksime oma ligimesi on ju, ja teenid abivajajaid ja see, et sa hoolitsed oma ligimeste eest ja et sa alistad oma elu Jumalale ja et nagu et sa loed piiblit ja piiblis saad juhatus, sest see on elav Jumala sõna, mis sind täidab. Aga ma olin nagu nii pimesi, läksin nagu selle vaimulikkusega nagu natuke hulluks ära, et ma ei olnud enam nagu sõna ei olnud minu jaoks tuum enam, vaid ma nagu mu usuelu keerles selle üle, et ma tahan seda hästi nagu vaimulikku elu elada ja see väljendub selles, et see on hästi emotsionaalne ja ma lähen hästi tunnetustest ja ma nagu kuidagi tunnete pealt nagu kõlastan seda, et kas Jumal on pahane minu peale või ta on praegu väga armastav minu vastu, on ju, või on ta ligidal või on ta kaugel, on ju. Ja siis sa ajad ennast nagu täiesti hulluks ära sellega. Ja siis, kui näiteks keegi küsis, et aga mis on evangeelium, siis ma olin nagu, Jeesus suri. Aga mille eest ta suri? Vist pattude? Mis pattude eest ta suri või kelle pattude eest ta suri? Mida tähendab ristimine või mis see nagu, või miks ma näiteks käin koguduses üldse või miks ma annetan või miks me üldse midagi teeme või mida ma päriselt usun või kes Jumal päriselt on ju, või nagu, et see on nagu nii palju siukest, et nagu mille peal tegelikult usuelu võiks seista, oli asetatud nagu siukse ülevaimulikustamise ja tunnete peale nagu rajamine, usuelu rajamine. Ja ma nagu tõlgendasin seda enda jaoks sellena, et see ongi ju see, kuidas Jumalaga osaduses oled, on ju. Et sa ju nagu käid tunnetuses, aga see tunnetuses käimine oli minu jaoks nagu tunnetes käimine, et ma ei suutnud seda nagu eristada too aeg üldse, on ju. Ja sellega nagu muutus tegelikult usuelu päris pinnapealseks lõpuks, on ju. Et aga nagu ei saa aru sellest alguses. Täiega, ja see võib nagu nii, tead lihtsalt, see võib nii lihtsastega juhtuda ka sellepärast, et sa nagu mingil hetkel kas ei jõua või unustad piiblit lugeda näiteks, on ju, ja siis see lihtsalt nagu see kuidagi pidi muutub siukseks pinnapealsemaks, on ju. Aga mulle nii meeldis, et Ameerika jutlustajad väga palju kasutavad väljendit nagu rooted in the word of God, on ju. Ja mulle see mõte nagu kohutavalt meeldib, on ju, et see pead olema juurdunud Jumala sõnasse. Ja see on täiesti tõsi, sellepärast, et juured ju ommutavad oma toitu sellest, on ju. Meil on ka öeldud, et see on ju Jumala sõna, millest me peaks nagu toituma ja elatama kogu aeg, on ju. Ja üks peatükk piiblit päevas võib transformeerida sinu elu, varastan oma naiselt mõtte, on ju, sest et mõte on väljendatud, jah, sinu poolt, aga minu elu transformeeris ikkagi Jumala sõna, üks peatükk piiblit päevas. Ja aga see on tõsi. Ja see Jumala sõna on nagu, kui sa sellega ennast täis laed, siis sa näed elu teistmoodi. On see kõige lihtsam, sa näed oma kutset selgemalt, sa näed, mida sa pead tegema selgemalt, see lõikab maha kõik selle, mis seal ei pea olema. Ja see süstemaatiline piibli lugemine nagu, sa hakkad mõtlema selle peale rohkem ka. Ja looma seoseid rohkem oma elu piibliga ja Jumalaga. Ja sa mõtiskelled rohkem Jumala peale. No see on nagu see, et kui sa iga päev vaatad mingit telesarja, siis sa mõtled selle peale ju rohkem. Sa tahad seda vaadata. Iga päev piiblit loed, siis sa mõtled selle peale rohkem, sa tahad sellega tegeleda. Loe piiblit iga päev. See on reaalselt nagu kõige olulisem, kõige alus. Sellest sa saad toitu, sellest sa saad juhiseid. Ma arvan, et see on nii oluline hoida seda selles fookuses, et see on nagu üli õige ja hea mõte. Mina tundsin näiteks seda piibli lugemise puhul, kui ma olin ise hästi süükses sügavas augus, siis mingi hetk Jumal tõmbas mu elu kõik
nagu jamast nagu puhtaks. Ja see oli väga nagu kogemuslik, sellepärast ma tundsin, kuidas ta nagu kohati kõrvetas mu sees mingeid asju ära, võttis mu elust mingid kas sõltuvusi, harjumusi või mis iganes mõttelaada asju, mis ta kõik nagu maha eemaldas. Aga selle ülesehitamine, tagasi ülesehitamine pidi toimuma kuidagi niimoodi, et nagu sa maja ehitad. Et see ei toimu nii, et sa ehitad, täna tood klaasid kohale, lükkad 4 nurka kokku ja siis sul on maja, on ju, et noh, see klaasist maja ja see läheb kohe katki. Aga see, et neid tellisid laduda, sa pead panema iga päev paar tellist, natukene, üks sein. Ja see käis läbi Jumala sõna. Iga päev loed Jumala sõna. Ja see hakkab sind tegelikult üles ehitama, muutma ja see rajab su elule tegelikult selle vundamendi ja see nagu annab sulle tegelikult selle elu ja selle perspektiivi, selle sisu ja kõik selle, mis sa tegelikult loodad või tahad, on ju. Sa näed seda, kuidas piiblikangelused toimetavad ja see on, kui sa Jumalaga koos loed, sulle hakkab silma erinevad nüansid erinevatest kohtadest. Piibel on nii hästi ehitatud asi, et seda võib nii mitmetahuliselt lugeda ka. Sa võid lugeda detaile, sa võid lugeda üldlugusid, sa võid lugeda inimtasandil, sa võid lugeda vaimulikul tasandil. Et seda on nii nagu mitmekihiliselt võimalik ühte sama asja nii mitut moodi lugeda. Plus veel eraldi lisaväärtus on, mis ma väga mõlemad soovitame. Lugeda erinevates keeltes, kui sa vähegi valdad rohkem kui ühte keelt, sest et erinevad tõlkid, erinevad keeled annavad veel eraldi mingisugust värvi ja valjundite asju juurde, eks ole. Ja see on nii oluline, nii äge, sest et sa näed erinevaid tähendusi nende asjade taga. Aga see, kuidas Jumal mu elu üles ehitas, oligi täpselt niimoodi. Et ma lugesin järjest rohkem ja rohkem piiblit iga päev. Ja see oli väga lihtne järeldus oli see, et sa puutunned sa viljast, nagu ka piibel õpetab, ja Jeesus. Ja ma nägin, et selle viljad, et ma loen piiblit iga päev ja proovin selle moodi elada, on head. Järelikult ma jätkan seda teikonda. Ja see ei olnud kuigi väga nagu raske A punktist B või punkti B jõudmine, et sa nagu näed seda, sa näed selle asja mõju enda elule suhteliselt kiiresti. Võta nädal, loe iga päev piiblit, vaat mis juhtub. Ma garanteerin sulle, et sellest tuleb väga transformatiivne nädal. Ja sa tahad jätkata järgmine nädal ka muideks. Sest et see on midagi niisugust, mis täiesti muudab seda, kes sa oled, kõige sügavamalt. See on raamat, mis loeb sind ja muudab sind. Nii et kindlasti hoia seda piiblit kõige keskmes ja loe seda väga tihti ja palju. Ja mõtle selle peale, kuidas seda rakendada. Oleks need asjad, mis ma soovitaksin siia selle juurde. Mis on kõige suurem muutus sinu elus, mis sa oled näinud tänu sellele, et sa loed nagu piiblit niimoodi tihti? Kuidas see sinu elus on nagu kõige rohkem väljendunud, see muutus? Esiteks tulin päästele tänu sellele, et ma hakkasin lugema evangeeliumid ja see evangeeliumi sügavus jõudis minusse, läbistas minu, langesin põlvede peale, parandasin meelt oma vanast elust ja elu sai täiesti muudetud ja võtsin uue elu vastu. Ja siis on see puhastanud meeletult, et see, et sa saad päästetud, ei tähenda, et nüüd sa nüüd helendadki ja oledki püha ja täiesti nagu mitte kunagi enam pattu ei tee elu lõpuni, vaid et see on Jumalaga käimine on protsess, kus see on see puhastusprotsess, ja sõna lugemine puhastab ja puhastab ja ta mitte ainult ei puhasta sind ka nagu sinu sõltuvustest ja selline nagu ei pane sind nagu tahtma nagu ainult teistsugust elu, see paneb sind tahtma teistsugust elu, see paneb sind tahtma Jumalale meelepärasemat elu, aga see ka nagu muudab su mingeid mõttemustreid, ta lõhub lahti mingid sellised valed hoiakud, valed mõttemustrid ja paneb sind suhtuma asjadesse hoopis teistmoodi, et sa nagu pidevalt uuened seespidiselt, kui sa loed piiblit, sa täidad ennast Jumala sõnaga ja see on see, mida elav Jumala sõna teeb ja ma olen avastanud, et mitte iga päev ma ei lähe entusiastlikult piibli taha seda lugema, ei ausalt öeldes nagu kui me ausalt räägime usuelust, siis muidugi on perioode, kus sa oled nagu 100% täiega, sa oled nii selle asja sees, sa nagu niimoodi tahad ainult Jumalat, sa oled nagu täiesti selles nagu Jumala auhiilguses, nii hämmingus ja nii armunud Jumalasse. Ja siis on need perioodid, kus sa oled nagu issand, ma üldse ei jaksa lihtsalt, nagu üldse ei jaksa selle teemaga tegeleda. Ma lihtsalt tahaks elada tavalist elu, on ju. Ja sa käid need perioodid läbi, natuke ka kuivemad perioodid läbi ja vahepeal see kestab võib-olla üks päev, vahepeal see kestab mitu aastat. Just. Ja
ja sa pead iga päev otsustama, vahet pole, kas sul on super hea olla või siis sa oled kuidagi nii selline nagu nii kuiv on seest olla. Sa pead otsustama, et sa ikka järgid Jumalat edasi, sest meie usk ei seisa mitte tühja sõna peal ehk mitte tunnetuste peal, mitte tunnete peal, vaid see seisab Jumala sõna peal. See seisab selle Jumala kindluse sõna peal, et tema kaudu on tulnud pääste maailma ja kui sa selle vastu võtad, siis see on armu läbi sulle antud. Ja kui sa selle peal seisad ja sa lähed edasi ja sa otsustad iga päev, kitsal teel sa ei püsi siis, kui sa jääd neutraalseks otsustamise suhtes. Kui sa ei otsusta Jumala kasuks, siis see otsus valida maailm tehakse sinu eest ja sa automaatselt hakkad minema laiale teele. Sa püsid kitsal teel, kui sa otsustad tulla iga päev Jumala ette ja palud armu, et Jumal hoiaks sind sellel teel. Ja sa otsustad avada Jumala sõna iga päev. See on nagu mingi, või otsustad järjepidevalt avada Jumala sõna. Ma ütlen nagu igas eluperioodis võib-olla sa ei jaksa iga päev Jumala sõna, kui sa kas või kord nädalas seda teed, aga sa teed seda järjepidevalt, sul on mingi hea samm, mis rütmis sa teed seda, siis see on super, mine tee seda järjepidevalt. Ja on mingid perioodi, kus isegi peale päästetud saamist ma olen nagu, Jumal, ma ei jaksa, siis ma panen audiopiibli käima. Ja ma kas või teen mingeid toimetusi, aga kas või kõrvade kaudu ma kuulen seda sõna, Jumala sõna ja juba see tekitab nagu mingi, nüüd ma tahaks piiblit lugeda jälle. Et jah. Meie koguse pastor Mart ütles kunagi väga ägedast, et ta loeb piiblit nii kaua, kuni see kõnetab teda. Ja mõnikord kõnetab 2 minutiga, mõnikord 10 minutiga, mõnikord 50 minutiga. Enne ära ei lõpeta, kui midagi oled saanud. Ja mõnikord sa peadki olema nagu nii äärapäiselt Jumala ees, et Jumal, ma ei lähe ära enne, kui sa kõnetad mind, enne kui sa tuled kohale, Jumal. Et ma ei lähe enne ära. Ja siis sa loedki piiblit või ülistad või palvetad ja oled piisavalt kaua. Aga nendel on ka omad kohad. Ja, täpselt. Ja see kõik käib tegelikult niimoodi koos Jumalaga seigeldes ja mõõdukuses. Täpselt, et sa ei lähe ülevõimulikustama, aga sa ei jää ka nagu, ei lähe liiga nagu, ei toetu liiga oma tarkuse peale, et sa alistad oma elu Jumalale täielikult. Just. Täpselt. Lähtudes sellest, mis me just rääkisime ja pidades silmas siis Jumala kutset meie ellu ja elule ja sellele, kuidas Jumal on meid kutsunud millekski käima. Milleks siis mitte ei peaks mina kõndima sellel teekonnal? See oli nii keeruline. See on math mingi mõte. Okei, vaata, see küsimus ei tööta. Sest et milleks sina? Sellepärast, et nii äge on astuda Jumalaga koos sellele teekonnale, milleks tema on meid kutsunud. Ja see on üks äge privileeg teenida teda ja see on nii äge, et maailma looja on tulnud siia maa peale, et päästa oma rahvas, andnud meile pääste, et kõik, kes usuvad temasse, saaksid päästetud. Kõik, kes usuvad Jeesusesse, Kristusesse, saaksid päästetud. Ja meile on antud see võimalus olla kaasas sellel missioonil. Amen. Ma arvan, selliste mõtetega me tänase osaga lõpetame. Aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad, selle imelise aja eest. Ja teadke, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine nädal.